Tere, minu nimi on Marek Laanist ja olen BankUpi ärijuht. Räägime täna ostuarvetest, kuidas neid ostuarveid siis BankUpis vastu võtta, mis neist edasi saab ja mis kasu need sulle toovad. Et kasu on tegelikult lihtne, see lihtsalt säästab väga suurel määral sinu igapäevast tööaega. Nimelt saad sa BankUpis vastu võtta kõiki oma saabuvaid arveid ja mitte ühtegi arvet ei ole vaja eraldi digiteerida, raamatupidajale saata või kuidagi arhiveerimiseks salvestada, vaid kõik käib automaatselt. Isegi paberarved, et ka need teeb kõik BankUp sinu eest ära. Näiteks kui sul on saabunud arve meili teel, siis selle jaoks on olemas ka BankUpil selline spetsiaalne meilipostkast, kuhu siis arved liiguvad ja seal siis juba automaatselt siis BankUp siis juba suunab kõik info siis täpselt õigetesse kohtadesse. Iga infokild on siis õigel väljal ja õiges kohas. Ja raamatupidajale ja arhiivi siis liiguvad need samamoodi ilma siis eraldi mingeid tegevusi tegemata. Aga enne kui ma hakkan seda näitama, kuidas BankUpis siis reaalselt välja näeb, siis enne üks väike infokild veel mõistagi on võimalik sul siis ka võtta vastu e-arveid, aga e-arvete puhul tuleb siis eelnevalt teha üks lisategevus, nimelt registreerida ennast siis e-arvete vastuvõtjaks. Et kui müügiarvete puhul seda teha ei ole vaja, see on kohe BankUpi konto luues koheselt olemas, siis ostuarvete puhul siis tuleb kõigepealt saata meile meil teenindus@bankup.ee, anda märku, et soovid e-arved hakata vastu võtma ja seejärel siis meie avame sinu ettevõttele siis e-arvete vastu võtta. Kui oleme selle vastu siis e-arvete võrgustikus avanud, saadab äriregister sulle siis vastava siis teavituse, peale mida pead siis minema siis kannet kinnitama äriregistrisse ja tee seda kindlasti 7 päeva jooksul. Et kui seda 7 päeva jooksul teha ei jõua, siis tuleb uus taotlus teha ja protsess läheb otsast peale. Kui teed selle ära, on kõik väga hästi ja saadki hakata siis ka e-arveid BankUpis vastu võtma. Nii, aga nüüd pikemalt ei räägi sel teemal, vaid lähemegi kohe BankUpi ja vaatame siis üle, milline see pilt siis välja näeb. Selline siis ostuarvete koht, kuhu sulle siis liiguvad kõik ostuarved, mis iganes kanalisse ostuarve siis tuleb. Võib-olla siis esmalt näitangi siis järjest sulle ära, kuidas siis välja näevad. Võib-olla kõigepealt just kui praegu rääkisin e-arvetest, siis e-arvete puhul on kindlasti liikunud, olete kuulnud jutud, et küll see e-arve on küll keeruline ja küll ta on mingid XML ja mis formaadid ja kõik seal on, et tegelik elu on midagi muud. Jah, need küll liigub tark arve masinast masinasse, mis on krüpteeritud ja turvaline kõik. Aga sinu igapäevatöös tegelikkuses mitte midagi ei muutu. Näed, siia on tulnud e-arve sisse, siin on näha e-arve ettevõttelt. See ettevõtte nimi, siin on ma sellega siin just ära aksepteerinud, see on juba roheliseks läinud. Kui ma selle arve avan, siis näete, palun, täiesti tavaline arvevaade, nii et mitte midagi keerulist. Siis on arve tulnud e-posti teel, näiteks ülemine siin kohe. Samamoodi, kui selle arve avan, jällegi täitsa tavaline arvevaade. E-posti teel oli selliselt, et kui teil on kliendid tahavad teile arveid saata, siis see ei tähenda seda, et nad saadavad kuskil e-mailiga teile meilpostkasti, te peate hakkama kuskilt arveid üles laadima. Ei, teil on olemas selline võimalus, et lähete siia seadete alla, liigume sealt ostuarvete alla ja näete, siin on selline koht nagu e-posti kaudu. Siit saate siis kas siis genereerida endale e-posti, mina olen siin ühe sellise teinud oma nimega,
Selle tagumise osa siit peale ätmärki küll annab automaatselt BankUp juba ja saate seda siis oma tarnijatele jagada. Või siis võtate siit kohe juba valmistatud meiliaadressid, näiteks kas või selle esimese siit. Ja kui teil on näiteks juba varasemalt kõik tarnijad harjunud, teil on oma mingi meili postkast, kuhu nad arveid saadavad, siis ei pea te hakkama seda infot siis nagu uue aadressi kohta klientile saatma, või saate lihtsalt teha oma meil postkastis meili suunamise näiteks sellele meiliaadressile ja kõik arved, mis teil selle meilile saadetakse, jõuavad teil kenasti see ostuarvete alla täpselt sellisel kujul, nii nagu see arve on siin näha, kõik andmed õiges kohas. Siis on võimalik siit ka dokumenti üles laadida, laadi dokument üles, kui teil on näiteks mõni arve on juhuslikult arvutis kuskil, klikite siia, laete üles ja täpselt samamoodi kohe on ta siin ostuarvete all ja automaatselt digiteeritakse. Nii, ja siis on meil ka siin näidata ka üks niinimetatud siis paberarve. Paberarve puhul siis pean silmas siis kas siis A4 arvet või siis tšekki. Antud juhul on mul siin tegemist siis tšekiga. Kindlasti päris paljud teist käivad ju kaupluses ka kaupa ostus, mida siis ka kuludesse kanda. Selle jaoks on meil olemas BankUpi äpp. Võtate äpi lahti, teete äpist pildi. Mõne nupuvajutusega on see ostukviitung või siis arve siis siin kenasti siin ostuarvete all ja samamoodi siis see digiteeritakse. Nii et sellised erinevad arvekanalid, võimalused, kus teil koondub kõik ühte kohta, kõik ostuarved, nii et teil on kogu aeg konkreetne ülevaade, te ei pea kuskilt need arved taga otsima. Nii, nüüd on siis järgmine asi on see, et kui see arve siia saabub, siis nagu te näete, on siin taga selline staatus nagu ootab aktsepteerimist. Ehk et võtate arve lahti, arve jõuab teil kohale, vaatate üle, kõik on okei, siis te aktsepteerite selle arve. Ehk et võtate vastu. Siin on olemas ka keeldunupp. Kui see nüüd tekitab küsimus, siis tegelikult see nüüd seda arvet tagasi ei põrgata küll tarnijale, vaid see on selline rohkem ettevõtte siseseks kasutamiseks, kui juhtumisi, toon näite ettevõttest, saab tarnija käest arve, näiteks müügimees saadab siia üles paneta ja kui nüüd raamatupidaja vaatab, siin on midagi valesti, siis ta võtab see keeldunuppule, kirjutab näiteks siin on põhjuse, mis on valesti, salvestab ära ja see põrkab siis tagasi siis juba müügiinimesele, kes saab siis juba tarnijaga suhelda. Aga kui nüüd aktsepteerimise juurde tagasi, siis jah, et aktsepteerid ära ja kui arv on aktsepteeritud, siis juba täiesti automaatselt jõuab see siis ka nüüd arhiivi ja raamatupidajale, raamatupidamistarkvarasse. Aktsepteerimise puhul on veel üks nüanss, et saab seda ka veel mugavdada, et kui teil on näiteks usaldusväärsed tarnijad, siis saate ka et kelle arveid te kontrollima ei pea, siis saate siin klientide ja tarnijate all usaldusväärseks tarnijaks märkida ja siis seda aktsepteerimise nuppu vajutada pole vaja, vaid arve tuleb sisse, see automaatselt juba BankUp aktsepteerib teie eest ära ja arve liigub vajalikesse kohtadesse automaatselt. Ma näitan ka korra selle ära, nii võtan lahti tarnijad, võtame siit näiteks Espak hakkas kohe silma ja teeme selle kliendikaarti lahti ja kui ma nüüd liigun siia alla, siis näete, siin on usaldusväärne tarnija, siin on juba see linnuke tehtud, salvestan ära ja ongi olemas. Ehk et kui Espak saadab mulle ostuarve, siis automaatselt aktsepteerub, läheb kohe siin roheliseks ja ma tean, et see arve on mul juba kenasti arhiivis ja ka raamatupidajal. Nüüd, kui rääkida siis raamatupidaja arve jõudmisest, siis see nüüd päris imeväel sinna jõua. Eelnevalt tuleb siis teha ka aktiveerida siis see raamatupidajaga siis see raamatupidamistarkvaraga see ühendus. See siis käib siit rakenduste alt. Näete see rakenduste alla ja näete, siin on raamatupidamine. Ehk et siit alt saab siis minu on juba siin aktiveeritud. Algselt, kui teil aktiveerimata, siis ta ütleb, et aktiveeri ja siit juba siis kui aktiveerite selle raamatupidamistarkvaraga selle ühenduse ära, mida te raamatupidaja kasutab, siis see kõik imekombel siis kõik need arved siis peale siia ostuarvete alla jõudmist ja aktsepteerumist, siis jõuavadki siis kenasti
teie raamatupidamistarkvarasse, kõik väljad õigetesse kohtadesse, et raamatupidaja säästab samamoodi oma kallist tööaega, saab juba selle raamatupidamisliku osaga edasi tegeleda. Ja siis veel arhiiv ehk et siis kõik arved siis jõuavad siis ka arhiivi ja siin on siis saate nad siis kõik siis iga kell välja võtta, kui nüüd vaja peaks minema. Arveid siis säilitame siis kuni 7 aastat ja siin on ka näha, et üks arve on näiteks siin maksmata staatuses, ülejäänud siis makstud staatuses, mis tähendab seda, et algselt, kui teil ostuarve tuleb sisse ja ta on teil näiteks maksmata staatuses, siis on ta nii siin arhiivis kui ka ostuarvetel. Näete, see arve on siin ja kui ma lähen siia alla, siis sama arve on ka siin. Ehk et kui ma nüüd klikin see arve lahti ja ma tean, et ahah, nüüd on see arve makstud, siis ma vajutan siia, panen makstud ja näete, nüüd teda enam siin selle ostuarvete all ei ole, küll aga leian selle siit ostuarvete arhiivist, nii et siin on kenasti kõik olemas. Nagu te nägite, nii lihtne see ongi, ei mitte midagi keerukat. Ehk et kui nüüd tekkis veel selle ostuarvete kohta küsimusi, võite mulle julgelt kirjutada või kirjutage meie klienditoe meiliaadressile või siis võite ka meie klienditoe numbrile julgelt helistada 6519 ja aitame teid igati, kui peaks mingisuguseid küsimusi tekkima. Mina tänan ja järgmiste kohtumisteni.